Aasta 2025 oli kokkuvõttes viimase 100 aasta üks soojemaid. Sademeid ja päikest seevastu oli ligikaudu normi jagu. Aasta 2025 kerkis viimase 100 aasta 3 kõige soojema hulka. Eesti kõige soojemate aastate esikümnes on vaid 2 aastat, mis kuuluvad eelmisse sajandisse. 2025. aastal olid pikaajalisest keskmisest jahedamad vaid 2 kuud, mai ja august. Kõik teised kuud on andnud oma panuse sooja aasta kujunemisse. Et 2025. aasta saaks kõrge koha 3 kõige soojema hulgas, sai märk maha pandud juba jaanuaris, millest veel soojemaid jaanuarikuid on esinenud vaid 3 aastal. Ent mõõteajaloo 10 kõige soojema hulka kerkisid ka märts, aprill, september, november ja detsember. Kõigil mainitud kuudel registreeriti ka uusi päevaseid soojarekordeid. Uued kuu soojarekordid sai maha märgitud märtsis ja aprillis. Kui märtsis mõõdeti uus kuu soojarekord vaid Kunda rannikujaamas, siis aprillis tervelt 6 jaamas. Aprilli maksimaalne õhutemperatuur kerkis 27,8 kraadini, nii Valgas kui Võrus. See on ühtlasi ka uus Eesti aprillikuu soojarekord. 2025. aasta algas soojalt, sajuselt ja sademetki olid vedelapoolsed. Jaanuaris sadas rohkesti kõikjal ja mõnel pool enam kui 2 kuu saju normi. 5. seirejaamas oli 2025. aasta jaanuar vaatlusreas kõige sajusem. Jaanuar tervikuna kerkis vaatlusajaloos sajususelt teisele kohale. Kõige sajusem on jaanuar olnud 2007. aastal. Järgnevad 2 kuud, veebruar ja märts olid seevastu kuivemad ja sademeid jagus alla poole normi. 2025. aasta veebruarikuust veel kuivemaid veebruare on olnud 10 aastal. Märtsist kuivemad märtsikuid 13 aastal. Alates aprillist keerati veekraanid jälle lahti ja neid jäid avatuks augusti lõpuni. Juuni tõusis nagu jaanuargi sademete poolest esikümnesse, saavutades mõõteajaloos 5. koha. Vihmaste suvekuude tulemuseks oli üks sademerohkemaid suvesid, millest veel sajusemaid on olnud kõigest 7. Rohked ja sagedased sajud ujutasid üle nii aia kui põllumaid. Sügise algul, septembris, keerati aga veekraanid taas kinni ja kõik järgnevad kuud olid keskmisest kuivemad. 2025. aasta äikesehooajal oli kokku 74 äikesepäeva, mis on pikaajalisest keskmisest 6 päeva võrra rohkem.